see on meie hommikune söömiskonna siis. Suhteliselt viisakas ilus, midagi suurt ei ole. Kõik on puhas viisakas ütlemise. No 38 euro just. Su amigo va ahorita? Su amigo? Yeah. Va ahorita? Take me on later. Selle raha eest saab süüa, sul on maht, sulle tehakse hommiku soojad saiad, asjad, kõik täis jutt. Mõnus. Et hotell on küll üliodav, ma ei saa aru, kuidas see nagu võimalik on. Et igal pool on hotellid ju nii kallid olnud selles suhtes, et no mis kallid, no ütleme Rio de Janeiros oli 100 eurot öö, ütleme, et hotell umbes. Limas on siin, ütleme Rios oli seal 29-32 kraadi sooja, siis siin on kuskil 27 kraadi, õhtuti 29 kraadi. No õhtu võib proovib 21 peale veel, no päeval 29 siin, 27. Ja ligi käed põletasin kohe Cuscos. Käisin Machu Picchu, siis põletasin käe ära, käsi oli kõik paistes. Nüüd vaikselt annab järgi juba. Et Limas sihukest vihma ei ole. Brasiilias oli mitu õhtut oli järjest vihm. Aga see vihm sajab mingi 20-30 minutit ja selle aega tuleb siuke veeuputus, kõik lainetab igal pool. Et siin sellist asja ei ole. Siin on, ütleme, tunduvalt teistsugune elu selles suhtes, et siin eriti sularaha on vaja igal pool, siin kaart eriti ei toimi, kaart toimib väga vähestes kohas. Brasiilias ainult kaart toimiski. Ei olnudki võimalik millegi, sularahaga oli suhteliselt, said maksta küll, aga igal pool oleks saanud kaardiga. Nüüd on moos, ma nii väga meeldib seda moosi süüa, panna saiale asjadele vahele, see on viimase peal. ¿Café solo o con leche? Yeah. Leche? Leche. Okay, everything is okay. Siin tehakse sul kõigepealt teeb espresso, siis varad selle espresso niimoodi siia sisse. Siis võtad kohvi või selle kuuma vee, valad kuuma vee peale alles. Ja niimoodi siis on nende kohvi. Kohvi lahjaks ei lähe selles suhtes, et on väga-väga kange ikkagi. Ja siis paned alles piima peale. Mina muidugi suhkruga ei joo. Joon sihukest musta. Nii nagu Brasiilias, siis ka Limas on toiduportsed väga suured, aga meile nägime sellist nalja, et nad söövad kahe peale tegelikult need portsud. See, mis Rait üksinda sõi, nägime kõrvalraidne toodi, siis süüakse kahekesi seda toitu. Aga meie sööme üksinda ära muidugi ja Rait on 5 kilo alla võtnud kaalus, kuigi sellised portsud on siin, aga lihtsalt see aktiivsus on meil nii suur, et kaalukaotus on ikkagi päris suur. Võid süüa ükskõik mida, ma pole isegi hakanud oma kooki korralikult, see on meeldib koogid räiged. See reis ma olen nagu tagasi hoidnud, eks ma siis seal Medelgis hakkan sööma, ma arvan. Koogid ei tee midagi halba, sealt saad natukene seda süsivesikut või seda rohkem, et sa saad, sul peab olema ka seda, mida sa kulutada tahad. Et kui sa nagu kulutad võimalikult palju, siis sa võidki süüa ükskõik mida sa tahad. Jah, Lima on siuke puhas. Kõik muidugi rannad on alles ehitusjärgus, randasid kõik ehitatakse alles, selles suhtes, et rand on väga vähe välja ehitatud. Ma ei tea, kas see hais seal rannas on kogu aegne või on lihtsalt selles suhtes, et tuule suund oli selline, et seda ma nagu täpselt hinnata ei oska. Aga randu ehitavad ja väga palju välja alles. Lained on siin väga suured, surfareid on siin väga palju. Ja autod liikluses on ikka päris nagu pannid ausalt öeldes, mis sõidavad, isegi ei kujuta ette, kas neil on liikluskindlustus või mitte, et isegi taksod, et pahteldatud on ainult pealt, et üle värvimata ja hästi palju vanasid autosid on, mis meie Eesti riigis kindlasti võetakse kohe sõidu pealt maha. Limas ütleme, Machas on sama kallis kui Eestis. Need pansito. Yes. Yeah, thank you. Näed, saiad on ilusti kuumaks lastud. Maestro, ¿quieren huevito? Yeah. See on see, kui keelt ei räägi ja siis sa küsid ja kuidas sa teed ja siis on nagu loterii on kogu aeg, et kõike mida sa tellid ja kõike mida sa teed on siuke pool loterii.
sa ei tea kunagi, kes õieti sust aru saab ja kes ei saa sust õieti aru, onju. Opa, need saiad on nii tulikuumad, panedki siia ilusti selle või vahele, sulab ilusti sisse vorstu, juustu ja opa, see on natuke liiga tuline. Appa, isegi käed kõrvetab ära. Paned see natuke moosi ka vahele ja mulle nii meeldib, ma ei tea, ma hakkasin sööma seal Filipiinidel ja seda moosiga varianti New York hommikusööki ühesõnaga ja pärast seda ma täiega kaifin niisugust moosi sissepanekut. Eks see on rohkem niisugune hindlaste teema või midagi, aga minule täiega maitseb. Ja hommikusöögi juurde sobib, kui ma arvasin kunagi, et moos üldse ei sobi hommikusöögi juurde, siis ma väga eksisin sellest, sellepärast, et kõik asjad tuleb elus ennem ära proovida, et noh, kõik ei tasu proovida alati elus järgi, aga sa ei saagi teada ennem, kui sa nagu pole proovinud. Paned moosi siia vahele ja hopsti, väga äge. Üks ilus lusika täis ja siis lisad alles. Paneme ühele, teataks pooleks tehakse, mõlemale panna. Pool ja pool. No siis teedki 2 sükest kuklit, kohe tuleb sealt ahjust midagi või praegu kuulen vähemalt. Nüüd on väike muna ka toodud. Ja selline hommikusöök on. No, saab kõhu täis, midagi priiskamist ei ole, aga midagi halba ei ole, et täitsa mõnus süke päevavalgus. Kuulen hääle järgi on mu Rait tuleb, nüüd hakkab kohe riidama, et miks ma talle ära ei tellinud. Ma arvan, et sina olid see, kes helistas mulle telefonile. Jaa, telli ära mulle. No vaata, nüüd lõppu oli meele. Aga ma rääkisin sulle, aga ma ei teadnud, sa ütlesid, sul on aega küll, ma ei tea, mille sa tuled. See lõppu. Näed, võttis välja hakkab tegema, aga ta ei oleks jõudnud ikkagi. Kogu aeg ootanud. Vaata, et nii kuri on ta iga hommik on ja ma just räägin temaga telefoni teel, aga ta ei... Aga see annab põhjust, jah? Annan, jah. Ja. Ma joon ise ära sinu kohvi. Ja, teit. Joo, ütled sa joo. Ja, kirjuta hümla. No, puoi calentare. Sinu. No, for him. Pane siia peale, ütled, sa võtad ise, ta ei saa aru. Ma joon ära selle kohvi. Ta paneb mikrouunis ja sooja. Võt selline show meil iga päev käib, keegi midagi aru ei saa, mis toimub. No võt. Mina ka ei teadnud, ma mõtlesin, et ta viib minema, eelmine tahtis ka ära viia ju. Anna see kaamera, ma näitan, et iga hommiku tulen. Ja sa mõtled, miks ma kuri olen iga hommik? Süüa ei telli, kaamera viskab nina alla, lõugab siin. Mis sa tahad must siis? Mida sa ootad must? Ägi veel viimane 56 sekundit, siis on kaart täis. Ära tampid seda nina alla. Mul ei ole midagi öelda. Ei ole. Ma vaatan see muna siis. Natuke võid siia peale ja teeb näit soolasust. Ei, aga igavesti äge hotell on ju. Tegelikkuses on ju. Jumala puhas, suur voodid, kõik väldid särgid on ju. Selles suhtes nagu äge. Küll jah. Sellele oleks patt nuriseda. Aga nuriseda ei saa. Toidud tegelikult pole viga ka. Jaa. Tegelikult on päris hea, et me tuleme ajal, kus ei ole see turismiaeg. Et me oleme just sellisel hooajal, kus on ikka päris head reisida, aga pole turismiaeg. Brasiilias olid üliad bananid. Üleüldse kohalik bananid. No need olid need pisikesed ja no see on ka vähe murdub ära, sa ei saa isegi tõmmata siit seda koort lahti. Ta lihtsalt murdub ära. Üli valmis on. Muidu ei usukski, et banaani maitsel vahe on näine. Mulle see Brasiilia banaan meeldis. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 저